spordiklubi Leksi 44 meeskond. Neljandal rajal Audentese spordiklubi Kaarel Jõeväli, Roger Teppo, Janek Õiglane, Madis Uppan ja kuuendal rajal Rakvere kergejõustikuklubi Like. Ja nüüd said kõik kolme liikmele. Keskel siis punase särgiga Audentese spordiklubi ja Kaarel Jõeväli. Teisel kohal praegu Jõeväli Markus Reemet ja kolmandal Andre Väimu ja Rakvere kergejõustikuklubi Like. Loodame, et võttel jõuavad kõik õigeks ajaks ja ette saada. Audentese spordiklubi tuleb kõige ees, Roger Teppo südamehetust jooksmas. Teisena Johannes Jõrm ja kolmandana vanameister Mihkel Arro. Ja läheb siis nüüd eelviimane Audentese mees Janek Õiglane rajale. Rauno Kass Leksi 44 meest ja Veiko Aunapuu teda võitlemas ja sitamas Like kergejõustikuklubi. Viimane vahetus alga. Madis Uppan tuleb seal keskel, on punase särgi vahetanud. Vanemat Sõrmi särgi vastu ja nüüd siis jõuab talle järele Jan-Imre Reimo ja saab ka mööda, kuidas asi lõpuks lõppeb ja lõppeb siis niimoodi, et spordiklubi Leksi 44 võtab võidu, Like tuleb teiseks ja kui nüüd ei juhtunud midagi määruste vastast rajal, siis saab üle finišijoone ka Audentese. Nimelt 42-77 on siis esimesest jooksust Pärnu Aitusaeg võrdluseks ees. Ja kes seal siis praegu tundub, et teistest kiiremini liigub küll Rihard Kunst Audentese spordiklubiga, aga kas on nemad esimesed või on seal keegi veel eespool jooksmas. Audentese spordiklubi Descendit Kulpert, kolmandat vahetust jooksmas ja Kaarel Jõeväli tuleb nüüd ankrumehena. Aga Mihkel Nurges ja Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubi jõuavad finišisse pisut varem ja kolmandana lõpetab siis Audentese spordiklubi teine koosseisust enne Anders Edvard finišis. Esimene ring läbitakse siis otsast lõpuni eraldi radadel, esimene vahetus veel eraldi radadel ja siis minnakse peale teise vahetus esimese kurvi läbimist ühisele rajale. Nii et ka praegu kui vahetus, nüüd esimene vahetus tuleb, on veel ühe kurvi etteanne sees, aga see vahetus võib petlik olla. Aga kui see punane särk on Audentese oma ja sellele peaks olema, siis võib võistlust Martin Meier Audentese teise võistkonna jooksja, nii tundub, et ongi. Aga tema kõrval on nüüd siis tõusnud Lõunal Leksi ja kes muu kui Markus
Leemet vahetavad esimesena, teisena Audentese spordiklubi, kolmandana Vike, neljandana Lõunalõvi ja viiendana Sillamäe. Ramo Vesk jookseb siis Reksi eest teist vahetust. Audentese spordiklubi Janek Õiglane, Vikel Andrei Tammaru, Lõunalõvi Martin Paakspuu ja Vlad Lukk ja Sillamäe Kalevi eest. Ja nüüd siis tuleb see juba ühisel rajal ja valedana ei ole näidised, vaid tõelised. Ja Ramo Vesk toob siis Reksi võistkonna esimesena vahetusse ja Johannes Erl läheb jooksma kolmandat etappi, teisena vahetab Audentese teine võistkond ja Mattias Rimm on rajal. Kolmandana oli siis Vike, neljandana Lõunalõvi, viiendana Sillamäe Kalev. Johannes Erm hoiab seal kenasti vahet, ei lase taganttulijatel endale oluliselt läheneda, viimast vahetust valmistub Reksi eest jooksma Harri Gramm. Teisena ootab siis teatepulk ka Tauri Tamm Audentese teisest võistkonnast. Aga Reksi vahetab esimesena ja Harri Gramm läheb viimasele ringile Audentese spordiklubi Tauri Tamm. Siis Vike ja Taavi Kilpi läks jooksma ja nende kallul läheb Lõunalõvi automees Ranet Tikas. Ja Ranet Tikas saab Taavi Kilpist mööda, kui Harri Gramm on siis 200 meetrit, kohe 200 meetrit enne finišit veel liidripositsioonil, kuid jõudsalt läheneb talle Tauri Tamm Audentese teisest võistkonnast. Harri Gramm siis on esimesena ja kas suudab hoida selle jooksuvuidu Reksile ilmselt mitte. Tauri Tamm teeb siin võimsa jooksu ja lõpetab siis selle jooksu võitjana. Audentese spordiklubi teine võistkond kolmandana on finišis. Ja viimase vahetuse teinud Ranet Tikas ja Lõunalõvi, siis Taavi Kilpi ja Vike ja